Asun täna varakult teele veits enne päikesetõusu. Plaan on minna saare teise serva, aga et sealt normaalsel ajal bussiga tagasi saada, et siis peab varakult liikuma hakkama. Mägede tumedad siluetid, mille taustal muutub heledamaks ja kusagilt sealt kandist peaks päike varsti tõusma hakkama. Minu jaoks jääb või jäi see päiksetõus sinna kõige kõrgema mäe taha peitu, et kella järgi ta peaks juba 24 minutit tagasi tõust olema. Aga mäeserv on nii hele, et kohe-kohe peaks sealt nina välja pistma üks kollane kera. Ongi heledus servapidi. Ja kuna päike on nüüd juba nii kõrgel, nii hele, siis ma otse seda tõusu kaamerasse filmida ei saa liiga ere. Või vaadata ei saa, aga kaameraga võtta saab, et seal see päike siis on. Mõtlesin, et mis suur asula see on, kus ma parasjagu läbi astun. Aga see on Almagreira, et siin ma otsapidi ju väga servapidi olin, kui Praia Formosas käisin. Vahelduseks täitsa metsas, tahaks loota, et see metsatee ikka kuskile välja ka viib, et ei lõppe kuskil hommikusi vaateid Villado Porto suunas. Ja, kui sa just hommikul 7:30 vahel põhimaanteele ei satu, siis on ikkagi väga rahulik, idülliline olemine. Siin on need kollased taimed sedasi viirgudes, nagu sinised hortensiad olid Floolesel ja Kodvasaarel. Ja kui vaadata, siis peab ütlema, et vähemalt looduslikult see kant saarest, ehk siis idaserv, on kaugelt ilusam kui see kuiv lääneserv. Huvitavalt siin mõnes kohas pannakse maja makett niimoodi värava peale või aia peale. Ja taga on päris maja, mis justkui on see maja siin, see väike maja. No paistavad küll sarnased. Enda hotelli vaatestel on üsna saada teise serva välja jõudnud. See asula seal on maja ja et päris teise serva jõuda, siis mul on küsimus, et kuidas ma siit alla saan. Et mingi rada siit läheb, nii et lootust on. Siit kohati on ülevalt alla isegi päris pikalt treppi tehtud. Ja siit läheb trepp edasi. Aga see pole nüüd trepp, vaid terrassid, kus on 1,2 kasvatatud. Alla ma jõudsin ja siit kohe viidad osutavad vaatamisväärsuste juurde, ühed ühele poole, teised teisele poole. Cascata Aveiro 600 meetrit. Et kõigepealt võiks siis seda vaadata. Siin on näha neid järsult mäkke ronivaid Viinamaal ja istandusi ikka päris järsult. Vaatan, et seal on mingisugused kaardid ja tee lõpp, et kus see Cascata on. Aga siin siit geosait, et ju sealt siis äkki midagi võib-olla on kuivanud. Näed sa, infotahvel ütlebki, et Cascata Aveiro on see siit. No mingisugust kaskaadi ma ei näe. All on vesi küll. Rohkem siuke vaikne pallitiik. Aga selles suhtes võib linnukese ära kirja panna, et kohas on käidud ja koht on nähtud. Joa kohta ikka päris olnud tunnile.
siin tee lõpeb pikniku kohaga. aga kas muudkui otse ümber ja läheb vaatab, mis need teised attraktsioonid siis on või vaatamisväärsused. Väikene sadamaala. Kui mõtled, et siuke suhteliselt ikkagi eraldatud asula, et siia alla tulla, pead sa kõvasti alla ronima, et siit aust välja pääseda, pead sa jälle hakkama mingi hetk kõvasti üles ronima. aga elatakse. ja rannapromenaad on ju kena. vaata, aga vaata. Päris mõnus ujumisala, turvaline selline tehtud. Siit on näha majakas saare tagumisel nukil, vähemasti lennujaamast ja minu hotellist tulles on see saare tagumine nukk. Majakas, see saare lõpp on juba päris lähedal. Vaatan, et seal mõned autod pargivad, mis küll turistiautomaadi ei ole väga välja võtud üks. Ja siis on mingi infotahvel, et ei tea, kas tee lõpeb siis seal. Ja siin on siis need viinamarjaedikud. Ponta do Castello. Ja siit on siis näha seda matkarada ma küll täpselt ei jälginud, aga ma arvan, et enam-vähem seda sarnast teed pidi ma tulin. Igastahes ma olen nüüd siin saare siin kohas üsna lõpus ja siin on siis majakas ja siin kusagil oli vana vaalavabrik ja lennujaam ja hotell jäävad kuskile siia kaugele kaaldist välja. Arvan, et neid seal all on need vanad vaalavabrikud usud siis. Põhimõtteliselt saab sinna jalutada ka. Paarol tee Concalo Velho. Siit majaka terrassilt on hea vaadata tagasi sinna Maia asulale. Tee tuleb ja näeb ka siis rannikut. Aga ketid on igal pool ees ja väravad. Et ma arvan, et majakasse ronida ei lasta. Aga see seal üleval peaks olema vaalavaatluse punkt. Et kunagi vaadati sealt ülevalt, aha, näeme vaalakest, saadeti laev seda vaalakest püüdma ja siis läks otse sinna alla vaalavabrikusse. Miradouro, ta Pedreira, ta Tiaraulinha. Sihukese keedulise nimega vaatekoht. Nüüd vaimen enam-vähem. Paia da Maia. Paia on siis laht, Maia laht. Ma vaimusin enam-vähem, mis siit näha või tehakse nagu seda Maia asulat. Koos oma ägeda basseiniga. Ja siis majakat. Portugali keelt ei oska, aga obrigado on tänan. Ja Visetta on külastus, ma kujutan ette, et tänatakse külastuse eest, mis on ka igati sobilik, sellepärast, et minu läbi saare, diagonaalis läbi saare tulemise teekond on enam-vähem lõppenud. 200 meetrit peaks olema bussipeatuseni. Loodetavasti sinna ikka buss tuleb mingi hetk. Astusin 3-4 kilomeetrit edasi asulasse Santo Espirito. Vähe suurem koht, nimelt seal, kus mul oli Google Mapsi järgi märgitud bussipeatus, seal polnud mingit bussipeatuse märkigi, polnud majugi. Et tunti, kas seal üldse bussid sõidavad, et need Google'i peatused ei tundu siin kõige adekvaatsemad, aga siit ehk leian midagi. Näiteks selle peatuse. Et siin jään siis ootama. Olen Villa do Portos tagasi. Buss tuli, bussijuht oli igavene nalja ja nina. Kõigepealt ta tuli esimese ringiga. Esimese korraga mina läksin peale, küsisin, et Villa do Portosse. Ta ütles, et ei, järgmine buss. Siis astusin välja, oligi natuke liiga vara. Siis ootasin veel mingisugune pool tundi. Ja siis tuli sama bussijuht tagasi. Oli oma ringi ära teinud. Ja siis ta juba teadis, et Villa do Porto, et seda kohta ma tahan. Et see bussi marsruut on siin väga segane siiri-migri, ma ei täpselt ei saanud arugi, et mis kaudu ta sõidab või kus kaudu teeb ringe. Aga igatahes peale sain ja 20 minutilise hilinemisega jõudis ta siia Villa do Portosse ka.